Tere hommikust, aitäh, et leidsid aega osalemaks Empowermendi kogemuslool konkurentsieelis. Veidike Empowermentist, et Empowerment on ettevõte, mille missiooniks on võimustada tulevikumuutuste tšempione. Me pakume juhtidele treeningprogramme, mida kasutades nad saavad luua võitja mõttelaadiga meeskondi, kes julgevad seada ambitsioonikaid eesmärke ja nende elluviimisel saavutada suurepärased tulemused. Ja selle treeningprogrammil on 3 sellist tugevat nagu alustala. Esimene alustala on see pool, et sul peab olema selgus eesmärkides, et mida sa tahad saavutada ja see peab kogu su meeskonda nagu innustama. Teine alustala on see, et tulenevalt eesmärgist sa pead olema komplekteerinud oma meeskonna õigete rollidega ja nendesse värvanud siis inimesed, kellel on õiged hoiakud ja kompetentsid. Ja kolmas asi, sa pead neid talente koos harjutama mängima. Ja kui sa seda teed, siis juhtub see asi, mis on Empowermenti väärtuspakkumine, et more money, more time, more fun. Täna ma olen kutsunud siia inimese, kes ei räägi sellest teoreetiliselt, vaid ma kutsusin endal külla Kairi Pauskari, kes ma peaksin ütlema, et on Eesti 2 kõige märgilisema IT-maja arhitekt, looja. Tegelikult ongi nii ju. No aitäh, tere minu poolt. Ma ei saa küll öelda, et ma olen looja, ma olen alati mõelnud, et ma nagu olen toetanud selle ettevõt, tegelikult seda loob tiim ja loob juhtkond, mina olen koos juhtidega aidanud neid asju luua. Jah, täpselt nii, aga sa oled olnud selles ikkagi osa ja sinu osa on just seda pidi, et aidata juhil ehitada üles sellist kultuuri, mis on aitanud saavutada just selle, millest nad on unistanud. No mina lihtsalt ise ei võta alati kunagi seda au täiesti endale, aga jaa, olen kindlasti toetanud seda. Okei, väga hea. Aga eile, kui me kohtusime ja siis vestlesime ja siis meie vestlus lõpus, mul ei üks asi kõlama, et ikkagi, et midagi juhtu, kui asi oli isiklik, et võib-olla ongi sellest, et sa rääkisid ka oma unistustest ja et need on nagu teostunud ja need ongi väga palju teostunud tänu sellele, et sa oled julgenud selliseid nii isiklikke kui tööalaseid väljakutseid vastu võtta ja siis mul jäigi meelde, et sa võtsid aasta, et olla ema ja pärast andsid endale aasta ema auhinna. No sellest võtsin aasta ema. Ja mina olen hästi, osad inimesed on sellised, kellel on väga selged, ma ei tea, 5 või 10 aasta eesmärgid ja siis nad seda rada täpselt lähevad. Aga mina ei ole olnud kunagi sellised nagu selliste kindlate plaanide seadja, aga mina olen hästi suur, ma väga usun unistamisse ja tegelikult teine, millesse ma ka väga usun, on nagu tänulikkusesse. Aga unistamises see, et mina nagu alati, mul on alati just sellised nagu suured unistused sellest, millest selle viitad, oli tõesti, et ma olin lapsena tantsija ja siis ma tegelikult läksin hoopiski infotehnoloogiat õppima ülikooli ja kogu mu elu olen aidanud just tehnoloogiaettevõtteid ehitada. Alguses olin ise projektijuht ja tarkvaraarenduse poole pealt, aga siis ma sattusin hoopis nagu inimeste poole peale ja aitasin just organisatsioone kujundada. Aga mul oli hästi pikalt selline unistus, et kui ma saaksin mingi aasta või mingi aeg olla nii, et ma ei peaks iga päev tööl käima, et siis ma tahaks terve aasta võtta, et tantsida. Sest et see oli midagi, mida ma arvan, et inimesed, kes on olnud, nagu teinud tööd ja kellel on lapsed, siis sa tead, et sul tegelikult ei ole nagu veel mingi oma asjadeks nii palju enam aega. Ja siis ma seda unist kogu aeg mõtlesin, et ühel hetkel, et kui on selline võimalus, ja siis tänu Wise'ile see võimalus üks hetk tegelikult tekkis, aga siis me ikkagi tegelikult tegime oma igapäevast elu, elasime edasi ja siis me võtsime korraks siis selle hetke, et okei, mis me täna teeks, kui me ei teeks seda ja siis me otsustasime, et me lähme võtame aastaks siis kõigest muust pausi ja võib-olla tänaseks oleks siiamaani Wise'is, aga see oli nagu üks põhjus, et esiteks ma tahtsin olla terve aasta siis oma lastega, sest et mõlemad laste juurest ma olin nii vara läinud tööle, eks ju. Ja aidan neid erinevaid ettevõtteid ehitada ja siis ma tegelikult terve aasta tantsisin
nii et tavaliselt sul isegi nagu see peab olema midagi ja nagu mõtlengi, et mul ei olnud see plaan, et nüüd ma lähen sellesse ettevõttesse, teen seda või nüüd ma teen seda, vaid et ma olen alati, kui mul on nagu mingi võimalus tekkinud ja tavaliselt mul tekivad sellised võimalused, et on mingi töö, mida ma tegelikult ei teagi, kas mina tegelikult oskan, aga keegi maksab mulle juba palka. Näiteks see väga hea näide oligi, kui Taavi Kotka, et kui ma olin oma esimese lapsega kodus ja ma olin siis ainult ikkagi olnud ju tehnoloogia poole peal. Ma olin küll tiimijuht ja mul oli projektijuht, aga siis ta helistas ja kutsus mind personalijuhiks. Ja siis ma mõtlesin ka, et okei, see on ju valdkond, mis on ju tegelikult ju mingid teadmised, mingid oskused ja mul see täiesti puudub ja Veebmeid on juba 250 inimest, väga hästi juhitud organisatsioon. Et kuidas ma nagu saaksin. Ja siis ma mõtlesingi, et minu jaoks inimesed on niivõrd tähtsad, ja ma nägin juba siis sellel ajal, kui ma olin tiimijuht, eks ju, et kui palju tegelikult Veebmeedias või tänases Nortalis tehakse inimeste heaks. Ja siis ma mõtlesin, et kui üldse siis võtta selline roll, siis selliste juhtidega, kes ise tahavad, kellel on nii selge visioon, et me tahame ehitada kõige nagu tugevama kultuuriga, töötajad, kus töötajad saavad õnnestuda ja olla nagu anda ennast parimad ja kus tahavad tulla. Siis ma mõtlesingi, et kui üldse seda teha, siis täpselt selliste juhtidega nagu oli Taavi Kotka ja Urmo Pärg, kes sellel hetkel olid siis ettevõtte Eesti Veebmeedia juhid. Ja sealt mul see suur pööre alguse sai ja iga kord mul hiljem ka Wise'is oli ja näiteks ühel hetkel ma hakkasin tegema hoopis tööandja brändi ja mul on mitte kui mingisugust marketingi tausta. Ja jällegi mul oli see, et meil olid majas ju tegelikult maailma tipp-marketingi inimesed ja sa lihtsalt siis õpid nagu. Ja ma olen kogu aeg naljatanud, et mul tulevad kogu aeg rollid, mida ma tegelikult ei oska, aga keegi veel ühesega annab mulle veel raha, maksab selle õppimise eest raha ka ja ma saan tegelikult nagu päriselt katsetada päris ettevõttes seda kõike, eks ju, et see on nagu hästi äge olnud. Ja kõik need asjad viisidki siis selleni, et ühel hetkel oli mul võimalus see üks väga suur unistus täita, et tantsida ja olla siis terve aasta oma lastega enne, kui nad suureks kasvavad. Väga ilus, väga ilus. Aga ma taustal natuke uurisin, ma vaatasin, et see aasta ema olemine, see on nakkav, et sul peres on keegi ees ka olnud ju aasta ema tiitli saanud. Jaa, tõesti. Jaa, on küll tõesti. Minu ema on saanud Tartumaa aasta ema tiitli, et ma olen perest, kus on 5, aga tema sai päriselt tiitli, mis on nagu välja antud, et mina selles mõttes ei ole ja ma ei pretendeerigi mingile tiitlile, aga minu jaoks lihtsalt oli tähtis, et ikkagi veeta see päriselt olla lastega koos. Aga jaa, see vastab tõele. Minu ema on tõesti saanud, väga uhke olen oma ema üle. Mina samamoodi. Nii et väga tore, et ma olen ka suurest perest, et mul on ka 5 õde venda, nii et tore on ja ikka emaga räägin ja tore on alati üksteist kuulda. Et seda pidi. Et ma mäletan ka seda pidi seda Veebmeedia aega, just et Taavit ja Urmot ja Allan oli ja ma mäletan, et mingid Tartu mehed olid siuksed vapad. Ja siis järsku Tartu mehed tulid hakkama rääkima visiooniga, et nad tahaksid pakkuda Eesti firmadele paremat IT-teenust kui need välismaa firmad. Ja see tundus siuke täitsa vahva missioon olevat ja millega nad veel mulle jäid meelde, et nad olid need esimesed, kes hakkasid vaatama, et kus Google asju teeb ja hakkasid mock-upima äripoolega. Ja äripoolt õudselt meeldis, kuidas IT-inimesed hakkasid koos nendega disainima lahendusi. Ja see oli täielik konkurentsieelis, et hästi vahva, mul mäletan hea sõnaga seda koostajad alati. Jaa. Aga kui sa nagu mõtestad seda just Veebmeedia aega ja sukest asja ja seda ehitamist, seal oli esimene kogemus sulla arhitekt olla, on. Et kuidas see käib? Või mis need komponendid on, et hästi olulised? Jaa, no mina ütleks seda, et absoluutselt on alati oluline teada, mis on sinu inimeste jaoks tähtsad. Et kindlasti on erinevates valdkondades võib-olla erinevates organisatsioonides võivad olla erinevad, aga sellises teadmuspõhises organisatsioonis, kus mina olen siis olnud nagu kõik erinevad korrad, on hästi sarnased asjad, mis on inimestele tähtsad. Esiteks on nende jaoks oluline, et nad teevad mingis nagu mõttega asja, et nagu sellel tööl on suurem väärtus. Kõige demotiveerivam on see, et kui sa teed ja vahepeal teed isegi ületunde ja siis seda päriselt ei olegi kellelegi vaja, et see on tegelikult inseneri jaoks väga-väga suure demotiveeriva
nagu jah, väga demotiveeriv. Aga ühesõnaga on hästi oluline, et see meile, mis me teeme, sellel on mõju. Tavaliselt on ka väga, kui ma olen nagu uurinud, on väga oluline, sa saad töötada koos tarkade inimestega. Et see on üks nagu see on nagu teine, et kui üks on see, et meil on nagu selge missioon või see, et me loome midagi tähtsat, siis teine on see, et see, kellega sa koos töötad, on tohutult oluline ja ma olen näinud korduvalt kas enda ettevõtetes või mujal, et tegelikult on niimoodi, et kui tihti, et kui lahkuvad mingid inimesed, siis nagu paljud inimesed lahkuvad samal ajal, eks ju. Sest et inimesi ikkagi hoiavad hästi palju inimesed. Siis tegelikult mina üldse ei usu, et mingi ettevõte selline nagu siuke bränd või nimi on midagi, mis koos hoiab. Tegelikult hoiavadki need, seesama missioon ja need inimesed kõige enam, eks ju. Ja siis kas siis liidab või siis vastupidi, et mitte, eks ju. Et on et see missioon, inimesed ja see, et neil on nagu huvitav, et neil on raske challenge'id. Et see ei ole see, et paljud inimesed, kes on väljapool tehnoloogiaettevõtteid, mõtlevad, et tehnoloogiaettevõtetes, seal on ju mingi tasuta hommikusöögid ja banaanid ja siis sul on nagu veel need soodustused ja need soodustused, aga see mitte ükski nendest asjadest, esiteks on igal pool, eks ju, et see ei ole midagi, mis kuidagi eristab ja see ei ole mitte kunagi, miks inimesed valivad, nagu miks näiteks tippinsenerid valivad ühe ettevõtte teise üle. Nad alati valivad nagu ikkagi seda, et neil oleks huvitav, saaksid tegeleda suure probleemiga, et nad kasvaksid selle juures. Isiklik areng on hästi oluline ja mis siis tegelikult ka nagu veebmeedia, kus veebmeedia ju ka kogu aeg kasvas, meil olid väga suured olulised kliendid, tähtsad projektid, keerukad projektid. Et tegelikult need inimesed said kasvada selles rollis, eks ju. Et mina ise hästi usun ka sellesse, et kasv ei ole see, et millistele koolitustele või konverentsidele me inimesi saadame, vaid see töö käigus peabki olema see kasv. Või näiteks kui ma ise mõtlen iseenda elu peale, et ma iga see roll ongi olnud nagu kasv, et ma olen alati ka valinud põhimõtteliselt nagu võtnudki vastu midagi, mida ma polegi võib-olla varem teinud või vähemalt sellisel kujul teinud või sellises mastaabis teinud, et mina kasvaks, eks ju, ja saaks töötada, eks ju, tarkade ja ägedate inimestega ja õppida sellest. Aga et see isiklik areng ja mis ei ole kindlasti vähem oluline, on ka see, et see keskkond üldse laseks nendel tarkadel inimestel siis võtta vastutust, et nad saaksid teha, et nad ei peaks olema mingis bürokraatias või et nad ei saa teha otsuseid näiteks ja liikuda nii kiiresti, kui oleks vaja. Et kõik sellised asjad tegelikult on olulised ja nende teemade peale me väga nagu teadlikult mõtlesime. Me neid sammu asju ka nagu rahulolu uuringus näiteks tagasi küsisime või nagu kraadisime, et kuidas me nendega lähme. Ja meie nagu näiteks, meil oli nagu väga selge, et mida nagu näiteks inseneridel, vanematel inseneridel, neil oli ikkagi nagu väga tohutult palju vabadust. Et kasvatada oma järeltulijaid, eks ju. Ja millesse ma ka veel hästi usun, on see, et juhid üldse nagu väga head juhid, et nad ei tekita, et väga head juhid ei tekita iseendast sõltuvast, vaid just kasvatavadki liidreid. Ja tegelikult ka väga head insenerid ei ole see, et sa lõpuks oled asendamatu ja ilma sinuta kukub midagi kokku, vaid vastupidi, et sa kasvatad nagu ennast juhtivaid, võimekaid nagu tiimikaaslasi või siis tuleviku liidreid. Väga sarnane, et ma tol hetkel olin ühes teises IT-majas ka täpselt samasuguse asjaga tegelesin ja mul oli üks tiim, kes endale seadis siis sükse eesmärgi, et ütles, et läbi ilmvõimatute projektid saavutada enneolematu areng. Ja algul kuuled, vaatad otsa, kuulge, et mida tahate, aga nad tahtsidki seda pidi ja võib-olla seesama asi, mis sa IT-maadest ütlesid, et need inimesed olid õnnelikud ja ka täna on õnnelikud, sest nad peavad tihtipeale tegema asju, mida tellija veel ette ei kujuta ja asju, mis muudavad tulevikku. Jaa, absoluutselt. No eriti nagu, kui ma mõtlen nagu näiteks Wise'i peale, kui me küll ruttame ette, aga me saame minna pärast tagasi, eks ju, siis seal me ju lõime midagi, mida polnudki varem tehtud ja kogu aeg tekkis ju uusi tiime, mis hakkasid, ei olnud see, et meil ei olnud ju tellijad kuskilt väljapoolt. Me ise olimegi ju tellija või ise lõimegi uut kategooriat nii-öelda sellel hetkel, eks ju. Ja see innovatsioon saigi tulla see, et meil oli küll mega selge põhjus, miks me iga päev siin hommikul tööle tuleme, aga ja selle sees
said siis inimesed mõelda nii, et nagu et kliendil on seda ka vaja ja siis tekkis mingi rakuke inimestest, kes uskusid ja hakkasid siis seda ehitama ja nii muud, kui meil need autonoomseid tiive tekkis ja vot kui mina liitusin Wise'iga, meid oli 60 inimest. No täna on vist üldse, ma ei tea, täpselt mina ei teagi, aga no ikkagi juba vist mingi 8,000+, et see on nagu metsik ja see on nagu nii äge, et on olemas siuke ettevõte, siuke lugu Eestis, eks ju. See, mida sa rääkisid, see on iseenesest maailma algus ka tekkinud, et algul tekkis üks retk ja siis tekkis mitme ratturused ja sellist asjad. See tundub, et täitsa normaalne olevat. Tundub täiesti normaalne. Teine asi natuke jäi kriipima üks sõna, on ju, et positiivses mõttes on kasv, et Eestis väga paljud inimesed ütlevad, et kasv ei ole midagi nagu head, et vau, et kogu aeg kasvame, on ju, aga loodus me ka ju teame ainult seda pidi, et ainult kasvav taim on ilus ju. Peale seda hakkab närtsimine ju. Just. No ja miks ma arvan nagu ühelt poolt tegelikult paljudele inimestele see kasvata ei sobi selle pärast, et kasvus on ainult muutus. Me nagu tegime nalja Wise'is, et ainus kindel asi, mis meil kõigi nagu aja jooksul on muutus. Ja on inimesi, kellele see väga sobib, kellele siuke nagu kontrollitud kaos ongi tohutu võimaluste, see on ju tohutu võimaluste allikas, eks ju, et minna ja teha ja võtta initsiatiivi ja luua midagi, mida polegi varem tehtud. Ja siis on nagu palju inimesi, kellele tegelikult üldse ei sobi selline keskkond, sest et meil ei ole nagu juhendeid, et sa pead tegema seda, keegi ei ütle sulle, et tee seda. Ja see ei tähenda, et ühed inimesed on head või halvad, lihtsalt on keskkond, mis osadele mega hästi sobib ja osadele ei sobi ja mida varasem faas, eks ju, siis tegelikult on kindlasti see, et sellise rohkem ettevõtliku mindsetiga inimestele väga hästi. Kui ma täna vaatan Wise'i algusaja inimesi, siis ma täpselt numbrit ei tea, aga kindlasti on juba mingi 20+ ettevõtet asutatud nende inimeste, meie alumni grupi poolt üle siis maailma, mis on hästi kihvt, et mul on nagu nii hea meel, et ma just algusaja nii paljude ettevõtlike inimestega puutusin kokku. No sama on ju meil ka see Skype näinud. Ei, no absoluutselt, no Wise on ju Skype'i absoluutselt. Selles mõttes on see huvitav, et jah, just läbi selle eeskuju ja ma nimetan, et võib-olla seda on ka olemas selline asi, et täiesti juhtimisteadus on selline asi, mida nimetatakse viiruslik liiderdamine. Ongi viral leadership. Ja selle on välja nagu töötanud iseenesest Pfizeri president Herrera, kes siis ütleme, et sattuski, ta on psühhiaater või psühholoog, ütleme hariduselt ja siis sattus meditsiinifirmasse, sattus meditsiinifirmat juhtima. Ja siis ühel hetkel ta nägi sellist asja, kus siis need keemikud ja füüsikud modelleerisid ühe viiruse levikut Aafrikas. Ja siis ta küsis, et kas see on matemaatiliselt modelleeritav. Herreral vaadati otsa, et kas koolis pole käinud või? No, et see nende jaoks tundus nii elementaarne ja siis ta sai aru, et ka ettevõtte kultuur ei ole mitte midagi muud kui viiruslik. Et see, millisena juhid enda meeskonnas kehtestavad, täpselt sellisena levib see kogu organisatsioonis. Et me ei saa teha seda pidi, et öelda organisatsioonile ette, et te peate hakkama niimoodi käituma, vaid me saame öelda, et me nüüd käitume seda pidi ja me 2-3 nädala pärast näeme, et sama gripiviirus on terves organisatsioonis. Ja nagu eriti ma mõtlen, et kuna just sellises kasvavas organisatsioonis või nagu ma olen nagu seotud erinevate startup, nagu lihtsalt toetan või nagu kogu see startup maailmaga rohkem nagu näinud ja tegelikult ongi niimoodi, et vaata alguses väga paljud organisatsioonid, see ei olegi vaja, et nad sõnastaksid väärtused, eks ju. Et inimesed saavad õhust aru, vaata, kuidas tehakse otsuseid vastu, keda üldse võetakse, keda ära saadetakse, kuidas prioriteete seatakse, eks ju. Ja siis ühel hetkel, ja tavaliselt alguses võib-olla founderid on ka sõbrad või kuidagi nagu tuttavad või niimoodi, aga siis väga paljud startupid, nagu kus tekivad tohutud probleemid on, kuna ta on juba 50 ja siis natuke ülesse ja seal võibki olla see, et nagu mingid asjad on olnud juhuslik ja või polegi pidanud üldse nagu läbi mõtestama ja tegema
ja tegelikult sealt hakkab väga palju probleeme. Noh, nii et sellepärast näiteks Wise'is me üliteadlikult ehitasime kultuuri, sest meil oli siis, kui mina nagu juba liitusime, meid hakkas niimoodi, et selle aasta lõpuks ma tulin märtsis, meid oli juba, algus oli 60, siis oli juba 220, siis oli juba 480, siis oli 800 midagi, siis oli üle 1000, eks ju. Et põhimõtteliselt oli meil ju niimoodi, et iga 2 või 3 kuu tagant need, kes olid nagu liitunud, nagu nemad juba värbasid järgmisi. Noh, muidugi esimesed, aga mis oli ülioluline, esimesed 150 inimest võtsid tööle Taavet ja Kristo nagu. Ja teised muidugi ka. Aga nemad tegid founder interview ise nagu, et see on ikkagi niivõrd oluline, et see on ikkagi see, et nagu see arusaam, kes su esivalgsed inimesed peavad olema, on ikkagi nagu founderite nägu, eks ju. Aga sealt, nagu seal oli lihtsalt nagu niivõrd hea näha seda, et neid praktikaid, mida alguses nagu oli olemas, et näiteks kui ma olin Veebmeedias, meil ei olnud sellist praktikat nagu 1-1 vestlused iganädalased. Aga see nagu, kui mina juba tulin tegelikult Wise'is oli, et sellepärast ma ei saagi öelda, et nagu ma olen kõiki asju aidanud, seal oli juba mingid nii palju asju olemas, ma sain lihtsalt toetada, et need asjad, eks ju, juhtuksid edaspidi ja et mingid asjad läheks väga selgemalt veel ja niimoodi. Aga näiteks need samad 1-1 vestlused, et kui sa lähed nii kiire organisatsiooni, kui sa pead ehitama asju, mida polegi keegi välja mõelnud, siis tegelikult see ei saa oodata mingi poole aasta peale või aasta peale, et ma annan tagasidet. See peab olema kogu aeg ülikiire. Et see, et kas mul on mingid kas mul on mingid nagu takistused, kas mul on mingid küsimused, mingid prioriteetide ümberseadmised, eks ju, et see kõik peab tulema hästi kiiresti. Ja kui me kasvasime, meil mingil hetkel oli see, et meil oli 200 juhist, ma arvan, 180 juhti kasvanud majas seest, et oma inimeste seast. Ja kõiki neid praktikaid järgiti ja ma täpselt sellepärast usungi, et miks see läks nii hästi ja kuidagi valutult meil. Et miks inimesed nagu juhid tegid niivõrd mõtestatult ja kasulik one-to-one oli see, et nendega tehti, kui nemad olid spetsialistid. Ja nemad nägid sellest, et sellest oli kasu ja mis kasu nende arengus sellest oli. Ja et see niimoodi see jätkaski. Et tegelikult mina ise väga usun eeskujuga ehitamisse, kultuuri ehitamisse või koduski, perekonnas, et samamoodi, et sa võid rääkida lastele, et see on nii või naa, kui ise käitud teistmoodi, et ta ikkagi õpib su käitumisest ja kuidas sa räägid rohkem kui see, mida sa ütled talle, et mis on õige või vale. Täpselt nii, selles mõttes olgem tähelepanelikud, kuidas käitute ühte. Absoluutselt. See on tihtipeale väga suur ettevõte. Kuulen sind ja tahtsin küsida, et ma tean, et me mõlemad armastame ühte autorit, kelle nimi on Ben Horowitz. Ben Horowitzi raamatust ongi ju see lause öeldud, et juhul kui juht ise kultuuri ei loo, siis loob selle keegi teine, aga see hakkab juhi vastu töötama, on ju. Või siis mõtleme, et mina tüüpiliselt oma klientidele ka, kui nagu soovitame üks vestlusid, ma alati saadan niinimetatud Ben Horowitzi raamatus siis artikkel või lõigu, mis on see best place to work. Et kus ta siis räägib 1-1 vestluse tähtsusest ja sellest asjast, et kui ta avastas, et kuskil ei toimu, et miks need on seda pidi. Et see on selles mõttes, et jah, et ja võib-olla see pool, mis sai nagu välja tõidki, et mida peabki, ma arvan, et see on Eesti ettevõttes hästi kriitiline, et Eesti keskmine ettevõte ongi 50 inimest ja nad jäävadki sinna pidama. Ja selle põhjus ongi seda pidi, et sellest kohast muutubki kõige keerulisemaks see asi, et kommunikatsioon, seda nimetatakse, et ettevõtte kasvust tingitud kommunikatsiooni keerukuse kasv. Ehk suhete arv kasvab ju kogu aeg, et uus inimene tuleb ja aste kasvab. Ja siis, kui sa ei pane neid asju paika, sa neid ei järgi, siis juhtubki see asi, et ühel hetkel sa ei tunne ise seda ettevõtet ära ja sa ei saa aru, miks ta niimoodi käitub. Täpselt, sest et vaata täpselt sellel hetkel, kus hakkab see nagu suurem kasv, nagu tippjuhid ei jõua enam igaühele selgitada, nad ei jõua ennast selgeks teha, nagu inimesed peavad allpool mingeid otsuseid tegema, muidu sa oled ju tohutult pudaligal ja muidu sa lihtsalt üldse ei liigu, eks ju. Et tegelikult on igatpidi võimalik, aga nagu siis on see, et sa tegelikult takistad ju, eks ju, organisatsiooni. Et et hästi oluline on sellel hetkel mingid nagu väga selged põhimõtted kõigile ühtselt nagu kokku leppida. Isegi sinnamaani välja, et mis meie jaoks tähendab edu ja mis meie jaoks tähendab nagu fail või et ja selle koha pealt ma võin näidata ühte raamatut, mis ma võtsin kaasa, kuna me nagu teadsin, et me kultuuri ehitamisest räägime,
siis see on mu kaamerasse. See on Wise'is minu viimane asi, mis ma aitasin kokku panna ja selle mõte oligi täpselt tegelikult need põhimõtted või kokkulepped või kuidas meil asjad käivad või et hästi väiksesse raamatusse, et mida oleks kõigil lihtne kiiresti ülevaade saada, nagu kokku panna. Ja no muidugi algab see sellest missioonist, et miks me üldse oleme, mis muutust me siin maailmas nagu teeme. Ma arvan, et no mina kindlasti ise nii tugeva missiooniga ettevõttes polegi ei enne ega pärast tegelikult töötanud, kui ikkagi Wise, et meil oli ikkagi nii selge, et miks me siin oleme ja see oli kogu aeg kõige kese nagu see, et ja nagu meie päevade nimi oli ka Mission Days, eks ju, et ei olnud lihtsalt nagu suve või talvepäevad. Nimi on ka Wise. Jah, nimi on ka Wise ja no just, aga näiteks kui ma vaatan siin, et siin meil nagu lisaks sellele, et meil väga selgelt, eks ju, väärtused ja mis need väärtused tähendavad, eks ju, et kuidas me millist käitumist me üksteiselt saame oodata, eks ju. Ja ma mäletangi, et hästi palju inimesi, kui me kasvasime, ütlesid, et jah, muidugi ma ei tunne ju neid teisi inimesi, vaata väga paljust inimesi, sa tunned ikkagi lõpuks ju mingit väga väikest hulka ju organisatsioonist, kui see organisatsioon on suur. Aga nad ütlesidki, et aga ma tean, et kui nad on ikkagi meie väärtuste vastu värvatud ja tegelikult ma ikkagi defaulti või nagu ma põhimõtteliselt usaldan neid ette ja muidugi nagu sa võid usaldust lõpuks nagu ka kaotada, aga see ei ole see, et ta peab kuidagi välja teenima mu usalduse, eks ju. Et sa tead, et need inimesed on mingite põhimõtete järgi ja vaata ka see, et üks on see, et kuidas sa nagu värvad nende väärtuste järgi, aga teine on ikkagi see, et igapäevane nagu tagasitastamine, igapäevane prioritiseerimine, kuidas juht tegelikult käitub päriselt, eks ju. Et see on isegi väärtuste mõttes palju olulisem, eks ju, kui ainult värbamine väärtuste vastu. Aga näiteks selles raamatus me oleme ära sõnastanud, et näiteks seesama, et kuidas me mõtleme nagu edust, siin ongi 2 words, happy customers. Et kui meie kliendid, kui me loome klientidele väärtust, see ongi edu. Ja siis see teine, et mis on meie jaoks nagu siis või kuidas me mõtleme faili peale, eks ju, ebaõnnestumise peale, siis siin on nagu terve lõik selle kohta ja eriti mulle meeldib see lõpus on Taaveti mõtted, kus on tegelikult seesama mõte hästi tugevalt, et kui midagi läheb valesti ja me õpime sellest, siis see ei ole mitte kunagi fail või nagu läbikukkumine, aga me peame muidugi sellest õppima. Ja Taavet siin samas raamatus ütlebki, et eksimine ei ole nagu patt, aga mitte proovimine on patt. Et kui me isegi ei julge võtta ette ja julge katsetada, et siin nagu samamoodi me on nagu ära toodud see, et alati me peame tegema kõige väiksema testi võimaliku. Siis sul on nagu kõige kiiremini saad tagasiside, saad teada, et kas seda on kliendil vaja või seda ei ole vaja, kas see on hea mõte või halb mõte. Mõnda mõtet on võimalik, et ta ei mõjutagi teisi, siis on nagu lihtsalt lähed ja testid. Mõni asi mõjutab juba olemasolevat süsteemi, et siis tuleb ikkagi kaasata neid inimesi, kes on nagu kuidagi lähedal sellele. Aga jaa, et hästi oluline ja mis ma nägin selle raamatu puhul oli see, või mitte raamatu puhul, aga üldse, miks see aitas, kui meil oli nagu kõik need asjad nii selged, et sul on esiteks veel lihtsam värvata ja selgitada, aga sul on tegelikult igapäevaselt lihtsam nagu juhtida. Eks ju, sest et nagu tegelikult kui ikkagi nii palju, juba üle 1000 nagu, või vahet ei ole isegi 500, et see on tähtis, et need asjad on selged, et selgus on nii oluline organisatsioonis. Väga hästi öeldud selles mõttes, et ongi see asi, et juht peab selgelt oma ootused väljendama nii tulemuste osas, käitumiste osas. Täpselt. Et kui sa jätad need õhku, siis võib-olla juhtubki see 50 halli tooni, on ju. Et me ei tea, mida oodata, on ju, ja see võtab inimestelt, võtab kiiruse alla seda pidi ja mis mulle hästi meeldis just oligi see, et sa oled selle läbi lugenud, sul on taustalt nagu tehtud selgeks, et sa võid julgeda olla siin avatud ja haavatav, on ju, ja toimida, on ju, ja sa võid käituda ilma selle maskita, on ju. Jah, täpselt ja tead see on nii äge, et sa seda praegu nagu mainid, see oli nagu üks asi, mida tihti meie inimesed, kes olid ju mingid absoluutselt maailma tipud, eks ju, ütlesid, nad olid ju töötanud igal pool, igast maailma ägedates ettevõtetes ja nad ütlesidki, et ma saan siin olla mina ise. Ma saangi olla nagu mina, et ma ei pea panema mingit maski ette, meil ei ole mingit poliitikat, eks ju.
et ma saan olla mina ise ja tead, see võtab niimoodi, et sul muidu tegelikult kulub tohutu energia. Sa pead mõtlema, mida öelda, kus koosolekul igal juhul olla, sest et meie hästi uskusime seda ka, et selleks, et inimesed saaks teha otsuseid, neil peab olema info, neil peab olema kontekst ja meie nagu tohutult, võib-olla isegi nagu liiga, aga igal juhul tohutult avalikult rääkisime kõikidest nagu asjadest, eks ju, ja nagu ka äritulemustest, ühesõnaga, aga me uskusime, et nagu selleks, et tiimid saaksid üldse teha või nagu seada eesmärke ja võtta vastutust, neil peab olema info. No kuidas sa saad tegelikult muidu teha, eks ju? Et see kontekst peab olema. Aga see üks viis, kuidas, just kui me räägime nagu failimistest, siis üks, kuidas me võtsime seda hirmu siis maha. See kindlasti ei olnud meie leiutatud, aga meie, hästi nagu, meil oli see hästi tugevalt juurutatud, oli see süüvaba nagu siuke tagasivaade. Eks ju, sellel on nagu oma termin ja põhimõtteliselt seda kirjutati siis iga kord, kui midagi suuremat juhtus või väiksemat või suuremat kogu organisatsioonile ja siis kirjutatigi, et mis juhtus, kui palju kliente või siis ma ei tea, sisemisi asju on nagu mõjutatud, mida me sellest õppisime ja mis me saaks teha, et seda tulevikus ei nagu juhtu. Ja tegelikult, kui ma nüüd nagu hiljem, ma nagu tegelikult nagu pärast TransferWise'i lugesin seda Google'i uuringut, sa oled kindlasti ka vaata sellega nagu kokku puutunud, et see, kus Google uuris kõikidelt üle oma tiimide, et mis eristab neid tipptiime, sest niikuinii seal on ju kõik tohutu kõrge tasemega inimesed, eks ju, aga ikkagi ka Google'i kontekstis, mis eristab tipptiime kõige rohkem nendest nagu kehvematest siis tiimidest ja seal vaadati mingid parameetrid, ma ei tea, 200 pluss parameetrit ja number üks asi kõigist asjadest, mis tuli, oli psühholoogiline turvalisus, mis ongi täpselt see, et sa julged üldse eksida ja sa julged öelda, et kuulge, et see ei toimi, et tegelikult see ei ole hea mõte. Ja vaata, kui palju on organisatsioone, kus tegelikult üldse julgetagi juhile näiteks mitte midagi öelda. Või julget öelda, et see on nagu, et me lähme täitsa vales suunas ja sa lihtsalt teed midagi, eks ju. Või et nagu julget olla haavatav, eks ju. Aga kõik need asjad tegelikult aitavad sellele kaasa. Võib-olla ma tulen tagasi ühe huvitava lause juurde või sõna väljendi juurde ja arvatavasti, mis sa ütlesid ja võib-olla aitab seda raamistada natuke paremini on see asi, sa tõid sihukese asja nagu kontrollitud kaos. Jah. Iseenesest see ongi kontrollitud kaoses, et kuidas me loome teatud rituaalid, kas või see, et liigume nädalaste sammudega, tehke väikseid teste, kui failite, siis see pole suur, me saame alati tagasi pöörata. Või see asi, et kontrollitud kaos, kuidas te püstitasite nagu eesmärke, nii pikemaajalisi, lühemaajalisi. Mul täna hommikul oli just oma kolleegiga jutu ajama, meil on üks programm käivitumisel, mille nimetame teda impossible to possible. Ja siis Toomas nagu küsis ka mulle, et kuidas me seda teeme, ma ütlesin, ma täpselt ei tea, kuidas seda teha, et hakkame vaikselt minema. Et mis tüüpiline on, et sellised traditsionaalsed ettevõtted mõtlevad väga täpselt, planeerivad suure asja valmis ja 10 korda ja 9 korda möödavad. Et et kas see tuleb ja nad tahavad, et esimese korraga see tingimata õnnestub. Loodus on näidanud 10 korrast 9 failitakse. Ja siis enamasti jäetakse need ideed ka tegemata. Tegelikult tuleb hakata minema väikeste sammudega, iga nädala pärast me oleme targemad ju. Ja sellega iseenesest ka Google avastas ka seda pidi, et kui me laseme inimestel nõnda toimetada, siis me võtamegi ära neil kartuse eksida. Nad teavad, et selle eest ütleme, et keegi ei karista, vaid nende asi ongi ju see asi, et need ettevõtted on olnud edukad ainult ühe asja pärast. Nad on julgenud reaalsust nihestada. Ja mul on see asi, et kui endal saab nagu võhm otsa, siis ma panen käima ühe Apple'i reklaami, mille nimi on Think Different. Ma võin pärast selle saata. Ja see ongi just seda pidi, et näitab selle erinevaid inimesi ja ütlebki see nagu video sihukese lause, et me võime neid inimesi ignoreerida, aga tegelikult nad teevad meie maailma. Aga eks see psühholoogiline turvalisus on just see asi. Aga võt seal taga ongi siis need, me nimetame need rituaalid.
Jah, mina mõtlen nende peale kui mingid nagu põhimõtted või parimad praktikad, aga absoluutselt. Et see ongi, et kuidas me, missuguses rütmis me ju töötame, et ega see kontrollitud kaos ongi siis see asi, et me ei ütle täpselt, mida sa pead tegema, vaid meil on olemas teatud punktid, kus me niimoodi koos seame sihte, teatud punktid, kus me tagasi testame, teatud punktid, kus me vastastikku ennast joondame. Just. Ja ütleme, juhi asi on ju seda orkestreerida. Mingil hetkel ma hakkasin mõtlema, et see on kurat tema sarnane noodikirjale. Vaata, et kõige huvitavam asi, et mis on muusikas üks huvitav asi, et me võime võtta inimesed, kes on erinevatest riikidest, nad ei valda ühte keelt ja me paneme noodikirja ette ja nad mängivad filigraanselt Bachi maha. Ja teine pool, mis ma just olen muusikast võtnud kaasa, on see asi, et kujutage ette, kui orkestriproovi tuleb keegi Neeme Järve proovi ja küsib, et kuule Neeme, mida me täna mängime. Kõik on ennem kodus partituuri selgeks õppinud, on ju. Aga kui me vaatame oma tüüpilist nädala koosolekut tihti peale, siis me näeme seda pidi, et inimesed tulevad seda pidi, et nad ei teagi, mis partituuri me peaksime vaatama. Aga selle sinu mõtte peale, et just see, et kõik vaatavad, et kui sul on see noot sama ja suudavad, eks ju, mängida, oligi see oli üks põhjus näiteks, miks mina näiteks tahtsin üldsegi Wise'i minna. Mul ei olnud üldse plaani vaata tööle minnes, tegelikult ma, eks ju, mu laps oli veel nii beebi. Aga kui Taavet kirjutas, siis miks ma üldse hakkasin mõtlema, oli see, et mul tegelikult päriselt tahtsingi teada, sest enne vaata veebmeedia minu jaoks või Nortal oli ikkagi Eesti põhine. See osa, mida mina aitasin ehitada, oli see Eesti organisatsioon ja siin on ikkagi väga sarnase taustaga inimesed. Aga ma tahtsin näha, kas on võimalik ehitada väga tugevat kultuuri ettevõttes, kus esiteks inimesed on nagu füüsiliselt erinevates kohtades maailmas ja nende kultuuritaustad, et ei ole siin, et kõik nagu Eestis elavad inimesed, vaid et nende kultuuritaustad on neid rahvuskultuure on niivõrd palju ja mu enda hüpotees oligi, et kui see üldse on nii võimalik, siis ongi see, et kui see nii selge missioon on, nagu see noodikiri, eks ju, et kui see noodikiri, eks ju, mille jaoks, mis oligi see missioon, eks ju, kui see on üliselge ja kõik on siis selle vastu nii-öelda, selles mõttes, et joonduvad selle taha, et siis ei ole oluline, mis rahvuskultuuris sa oled, eks ju, vaid me juba räägime seda keelt, et see on see, mis meid kõiki mingis suunas aitab liikuda. Ja tõesti, ma võin ütlema, et ma selle ajaga õppisin, et tõesti see on võimalik, kui see on nii tugev, nii selge on see, ja selle kõrvale veel ehitad väga selgelt, siis need põhimõtted või need traditsioonid või need käitumislikud ootused on kõik selged, siis tegelikult on võimalik ehitada väga tugevat kultuuri tohutus rahvusvahelises keskkonnas, kus tulevad rahvuskultuurid on nii erinevad. Mingil hetkel isegi siis, kui mina olin veel olemas, siis meil oli Eestis 50 eri rahvust. Kui ma hakkan mõtlema, et hakkaks praegu nimetama 50 rahvust, kohe varsti saaksid võib-olla mingid riigid otsa, eks ju, peas, et mõtle, kui kihvt tegelikult ja me kõik ikkagi kuidagi hingasime mingit sama õhku, eks ju, või saime kuidagi ühtemoodi aru, miks me siin oleme . Ei, see on väga vahvas. Kui ma töötasin ProExpertis, see oli täpselt samasugune asi ja siis ma sattusin ühel korral Alaveres, Portugali ja uusaasta õhtul ja tassin minna parimasse restorani ja siis astusin uksest sisse ja mõtlesin, et öeldi, et ei ole kohti ja siis järsku tuli omanik, ütles, et oi, et tema vennapoeg Jose töötab Eestis. Ma ütlesin, see Jose või? See töötas ProExpertis. Issad, kui äge. Muidugi, mul oli laud parimas kohas. Aga vaat, elu ongi selles mõttes, et hästi vahva ja see, mida sa rääkisid, ega mul on endal ka elus hästi palju kogemusi ja ma olen erinevates riikides olnud ja elanud ja tegelenud ja erinevaid töid teinud. Ja Whartoni instituut viis läbi uuringu ja ta ütleski, et rohkem kui inimese rass, võib-olla siis ütleme rahvus, nahavärv, vanus, sugu mängib palju rohkem rolli see, kellega ta koos töötab ja miks. Ja miks, jah.
ja see mängib ära, sest nad teevad iga aasta üle 180, nad nimetavad executive simulatsiooni, kus nad võtavad siis erinevatest rahvustest juhid. Et need juhid maksavad siis 2 nädala eest mind $60,000, kus nendega tehakse katseid siis. Aga just seda pidi, et kuidas siis selles niinimetatud kõrge pingestatud olukorras siis ütleme, et liikuda ja teha siis otsuseid ja nad ütlevad, et ega vahet ei ole, et kas nad on suured juhid või väiksed juhid erinevatest rahvusest. Lõpuks hakkabki see asi, et kui kiiresti nad suudavad kokku leppida, et miks nad koos töötavad. Teine asi, kuidas nad omavahel lepivad kokku, et kuidas keegi neist panustab ühise eesmärgi saavutamisele ja kuidas nad lepivad kokku omavahelised rituaalid. Ja viimane rituaalid olidki, see oli mitu korda ka ise tõid välja, et te olite siia raamatusse kirjutanud, et kuidas me kiiresti ja tõhusalt võtame vastu otsuseid, eemaldame takistusi ja pingeid ja jagame informatsiooni. Täpselt. Ja tavaliselt saab selle tihtipeale panna ühele A4-le. Aga kui sa jätad selle tegemata, siis ongi see asi, et meil on, inimesed räägivad, meil on koosolekud igavad, meil inimesed vahel on pinged, on ju, ja siis me saame tellida väljast väga palju konsultante, kes hakkavad inimeste vahelisi suhteid klaarima. Ja me oleme ehitanud üles draama kolmnurga, kus teada on see, et kui 2 inimese vahel on probleem, siis te ei tohi kolmandat tuua. Aga ütleme, et tänu, et me peame ettevõtetel olema tänulikud, tänu sellel konsultandid saavad tööd. Absoluutselt. Ja, aga üks asi, mida ma ütlen kindlasti, kui mõelda, et kui on eriti just kasvavas organisatsioonis, aga ma arvan tegelikult igas organisatsioonis, mis on hästi oluline ja mida me nagu saime just aru, kui meil oli juba üle 100 inimese, et kui me ei hakka tegema kuidagi väga palju paremini onboarding ut, et kuidas inimesed sisse tulevad neid esimesi päevi, siis me tegelikult on jällegi täpselt nagu vaata see, et inimesed saaks kõigist nendest asjadest aru, on nagu kontrollimatu natuke. Üks juht vaata räägib nagu ühte, teine teist, personalitiim ei jõua ka iga ühele kuidagi eraldi niimoodi rääkida. Ja sellel hetkel ma nägin, et me peame absoluutselt muutma ära seda, kuidas meie inimesed nagu majja sisse tulevad. Ja me ehitasime 3-päevase sisseelamisprogrammi, mis põhimõtteliselt, see oli ikka heas mõttes ajupesu, eks ju. Et kindlasti inimesed siis pärast seda olid, veelgi rohkem saidki just aru nendest nagu põhiasjadest, et kõik see 3 päeva oli ehitatud, ja näiteks nad tulid Eestisse kokku, mis oli äge juba, et nad juba füüsiliselt said kokku ja seal oli nagu mitu eesmärki. Aga üks oli see, et muidugi, et nad saavad aru meie, et miks me siin oleme, kuidas me koos töötame, mis me väärtused on, mis sinust oodatakse ja kuidas nagu seda soovitused, kuidas sa saaksid kiiresti olla edukas, eks ju. Et kõik see pool, aga see lisaks oli tegelikult hästi oluline teine eesmärk oligi suhete loomine. Suhete loomine nii nagu grupi sees, sest et 3 päeva nad koos tegid, aga ka juba olemasolevate töötajatega. Et meil kõik need lõunad ja siis see õhtusöök me alati võtsime olemasolevaid inimesi, et üks on see, mida siis need inimesed, kes räägivad, aga teine on see, et kui need päris inimesed, eks ju, kes ka teevad tööd, eks ju, et mitte ainult, kes on esinejad. Ja hästi oluline oligi, mis oli kihvt, oli see, et mõned tiimid, nagu need, kes alustasid koos veel aasta pärast, 2 aasta pärast, 3 aasta pärast, pidasid nagu neid aasta nagu neid, tegid mingisuguse tegevuse siis, kui neil oli see onboardingust nagu aasta või 2 või 3, et need grupid vaata nendest ja nagu mis see lõigi oli see, et sul oli keegi oma inimene näiteks inseneride seas, sul oli oma inimene opside seas, sul oli oma inimene klienditoe seas ja tegelikult see nagu just nende just nagu probleemsetel hetkedel, sul täpselt see, et sul on vaja kiiresti saada infot, liikuda ja sa saad nagu, et sul on need suhted juba loodud ja juba see, et sul oli suhted nagu üle riigi piiride loodud. Et see tegelikult aitas nagu tohutult ja me seda hästi teadlikult tegime. Ja me tegime veel ikkagi ka see, et sa said aru ka kogu sellest, kuidas suures pildis meie organisatsioon töötab, et me lihtsalt ei rääkinud, mis asi on operatsioonid, vaid et sa nagu üks osa oli, sa istusid ja nagu nägid, kuidas operations inimesed no kandsidki raha või et sa istusidki klienditoes ja kuulasidki mille pärast kliendid meil helistavad. Julgemad ise proovisid siis nagu klienditoe inimese kõrval vastata ka küsimusele, eks ju.
ei, ma seda nägin, sest meil oli tol hetkel olid office'id naabermajades No vot. VRN-is ja siis ma nägin, kui Wise'i need uued inimesed tulid välja, tulid suitsetama, nad kõik siniselt kelendasid. Just Wise'i värvis. Ja, absoluutselt. Nii et noh, me vaatasime, mul oli sõber Madis siis ka, kellega me tegime ka startupi tegime sellist AI-põhist, ütleme, varude juhtimissüsteemi, tänaseks juba ütleme, et edasi möödud. Siis alati vaatasime, et uus seltskond on, et nad olid sinetasid hoovis. Täpselt. Ja meil, vaata, kuna meil nii kiire kasv oli, siis meil oli 2 gruppi kuus. Aga me nägime, et kui me seda ei tee ja need inimesed ise on 2 või 3 kuu tagant otsustavad, kes on uus inimene, kes sisse tuleb, siis tegelikult ei, noh, selles, et mida me nagu saaksime ikkagi seda kasvu kontrollida, aga me tegime kõik selleks, et need inimesed ikkagi saaksid aru, kuhu nad tulid ja saaksid aru, kes on need järgmised inimesed, keda nad peaksid peale võtma, eks ju. Mulle hästi meeldib seda pidi, et noh, ma just lugesin ka Ben Horovitšist, aga teistpidi on ka Red Hastings, öeldakse, ta teeb aastast 172 inimesega teeb üks vestlusi. Muidugi ta ei tee kõigiga iga nädal, vaid ta just läbi selle, et erinevate tasemete inimestega regulaarselt saab kokku, et valideerida, kas tegelikult ka kultuur elab nii, nagu me tahame. Ega sa ei saa muud moodi. Mitte te nendel üks vestlustel, ta peaaegu mitte midagi ei otsusta, ta kuulab, on ju. Ja noh, kui neil oli, ütleme, selles mõttes suke nagu põhimõte, no rules, on ju. Ja siis ta istub Jaapanis ja siis üks vend hakkab tal rääkima, kuidas nad hakkavad rakendama ISOt ja noh, selliseid asju. Ahah. Ja siis ta läks juhtmeeskonda tagasi, et kuule, su mingi valdkonnas hakkavad mingid naljakad asjad toimuma. Aga noh, see on see sama asi. Või nii nagu ütleme, et kui küsitakse Jeff Bezoselt, et mis su põhitöö on, siis Jeff Bezos ütleb, et minu põhitöö on hoida Amazoni sellisel nagu esimesel päeval. Et me oleme näljased, me oleme huvitume ja ta ütleb, et nii kui me jõuame teise päeva, siis tekib staasis ehk tekivad pinged ja noh, siis läheb see asi hapuks. Nii et kui Eestis ma vaatan, et juht on hästi orienteeritud tulemuste saavutamisele, siis just see asi, et kui sa hakkad 50 või 100 või 200 kasvama, siis ongi just väga tähtis ongi see, et juht peab teadvustama, et sa pead tulema sealt in-game'ist välja on-game'ile ja hakkamagi seda raamistikku looma. Absoluutselt. Ja seda selgust. Noh, tähtis on, et nagu ootused oleks selged. Miks me siin oleme, oleks selge. Et nagu see on kõige olulisem. Muidu hakkavad võimumängud, konfliktid, aja raiskamine tegelikult, mis ei vii meid kiiremini edasi. Kuhugi meid kindlasti jõuame, aga võib-olla mitte sinna, kuhu tegelikult ise juht tahaks, eks ju. Ja, täpselt nii ta on. Selles mõttes. Aga kui sa nagu nüüd mõtled, et peaks hakkama uuesti nagu kuskil pihta, et mis on need nagu suksed 2-3 nagu noh, me saime just eile kokku, siis sa rääkisid need pilarid, on ju, et vau, et mis peaks nagu paika panema või mis oleks nagu suksed olulist asja? Sa mõtled, et kui hakkaks uut startupi näiteks tegema? Jah, või uut startupi. Pigem võib-olla startupi esimene asi, see nii kaua, kui ta otsib seda market fit'i, noh, siis on, ütleme, tavaliselt sõpruskond, on ju. Aga vaata, et siis, kui nad hakkavad skaleerima, siis nad peavad hakkama uusi inimesi kaasama ja kui nad kaasavad uusi inimesi, siis tüüpiliselt need probleemid tekivad, et siis me üksteist enam ei tunne, on ju. Ühesõnaga, et me saaks täpselt ikkagi su küsimusest aru. Et kui sa nüüd järgmine organisatsioon kutsub sind, siis see ütleb, et vau, et Kairi, et aita meil suureks kasvada. Et mis on need asjad, et mis sa nagu vaataksid, et noh, et mis on need olulisemad pusleklotsid, mis peavad olema olemas ja kuidas nad peaksid kokku käima? No kindlasti on oluline, selles, et nagu, kui ühe märksõnana, siis ongi see, nagu see selgus, eks ju. Et ikkagi kõigepealt juhtidel oleks endal aru saama, miks nad siin üldse on. Ja tegelikult see on nagu, vaata, nagu aus ka, eks ju, et kui sa, et sa oled nagu läbipaistev selles, eks ju, miks see ettevõte, eks ju, loodud on. Siis vastavalt sellele, et see on see, millest me eile rääkisime, et mis liigas sa tahad mängida, et tegelikult ei oleneb, eks ju, mis ettevõtet sa teed. See võibki olla ju ülitore, kui sa natuke teedki sihukest nagu elustiili ettevõtet ja sa saad ilusti kulud tasa ja ilusti inimestele palka makstud ja kliendid on happy, sina oled happy ja seal ongi. Et selles mõttes, et et see ausus selles osas, et mida me tahame, et mis on see meie, kuhu me tahame nagu jõuda või kus me tahame nagu eksisteerida.
kui see on ikkagi mingisugune organisatsioon, mis peab muutma maailma või jõudma kaugele välja. Näiteks Eesti kindlasti eelis on see, et me oleme niivõrd väiksed, et Eesti ettevõtted ei hakkagi, nagu vähemalt startupi inimesed, aga kunagi mõtlema, et me hakkame looma mingit süsteemi, mis on Eesti riigis, eks ju, sest et me oleme nii väiksed, et see kuidagi kohe algusest peale ehitatakse asju rahvusvaheliseks, eks ju. Aga kui sa tahad ikkagi selles liigas mängida, siis see ju konkurents on ju hoopis midagi muud. Et siis sul on ikkagi see, et sul on ülioluline, kes sul need esimesed inimesed on. Sest need esimesed inimesed, kes sinu ümber on, nagu loovadki tegelikult selle kultuuri, eks ju. Ja siis pannagi paika ka see, et kuidas me siin asju teeme. Et kuidas me otsuseid vastu võtame, mis on meie jaoks tähtsad. Et alguses sul ei ole nii palju inimesi, et sul ei ole võib-olla vaja isegi väärtusi sõnast, näiteks väärtusi. See ei ole esimene asi, millest alustada. Näiteks Wise'is me sõnastasime väärtused siis, kui minu kõige esimene koosolek, see oli minu algatatud, mina lihtsalt osalesin, aga see oli minu kõige esimene koosolek, oli see, kus me hakkasime mõtlema Wise'i väärtusi. Aga Wise oli selleks hetkeks juba 3 aastat vana ettevõte ja meid oli juba 60, eks? Et see ei olnud nagu esimene, kõige tähtsam asi, mida nad alguses tegid. Aga see oli see hetk, kus enam ei saanud teistmoodi, sest et see oli juba siis, kui oli vaja selgust. Niimoodi, et kõik teaksid, kuhu nad tulevad ja kes me oleme ja mida me ootame, eks ju. Aga ikkagi see, et sul peab olema väga hea idee, väga hea idee, toode, eks ju, peab olema vajalik, eks ju. Sa pead aru saama, et kes su potentsiaalselt ikkagi nagu kliendid on ja kuulama kliente, eks ju. Et eriti tänapäeval, kus sul on niivõrd lihtne prototüüpida põhimõtteliselt iga idee nagu nädalavahetusega ära ja et koguda seda tagasisidet, võtta lõpuks see esimene tiim enda ümber, kes on nagu ülitugevad ja kuidagi nagu sinu siis mõttemaailmaga kuidagi selles mõttes nagu sarnased, mitte nagu samade tugevustega, tugev tiim on ikkagi tiim, kes on erinevad, eks ju, aga mingisugused väärtushinnangud või arusaam elust või mingi ootused, mida me tahame siin ära saavutada, need võiks olla kuidagi nagu sarnased, eks ju, et kui üks tahab teha niimoodi, et mingit maailma muutuvat ideed ja võib valmis panema selleks nagu founderina ööd ja päevad ja teine vaatab, et 9-5, see kindla peale läheb katki ja sealt see on nagu ainult kindla peale tekivad konfliktid, eks ju. Et nagu mingid sellised nagu põhimõtted või kokkulepped tuleb kindlasti, eks ju, seada. Et kui ma nagu nii erinevatest teemadest rääkisin, võtaks neid nagu kokku, et esiteks jah, nagu tooteidee, nagu juba see, et mis teed peab olema tähtis ja vajalik. Et see ei saa olla see, et sa oled armunud oma ideesse, vaid et see, eks ju, et nagu valideeri nii kiiresti ideed päris klientidega kui võimalik. Väga tähtis on see, et inimesed, kellega seda, eks ju, teed. Ja siis loomulikult lepigi kokku see, et miks me seda üldse teeme, mis meie missioon on, kus liigas me tahame mängida ja mis põhimõtetega me seda ehitama hakkame. Ma arvan väga hea, et selles mõttes, et justkui oleks tulnud hoopis Amazoni juhatusest, et Jeff Bezos ütleb, et ma pean millegi pärast vahetama iga 3-5 aastaga päris palju inimesi juhatuses välja. Sest me liigume kogu aeg uuele tasemele ja sellel uuel tasemel ma vajan inimesi uute ambitsioonidega, uue energiaga ja uute kompetentsidega. Ma ei saa edasi minna. Ja mõnikord Eestis nagu mõtleme, et see on halb, kui me inimesi vahetame välja. Samas me spordis ju näeme seda pidi, et kui meeskond on platsil, keegi väsib ära, siis tuuakse pingile. Mingi aeg, kui ta istub pingil ja ta ei suuda enam performida, siis võib-olla meeskond on edasi läinud ja ta ei suuda enam nii palju pingetada, mitte ta ei ole halb inimene. Vaid ütleme, et meeskonna üldise eesmärgi nimel siis tehaksegi vahetust ja et liigutakse nagu alati edasi. Kusjuures selle peale mulle jälle üks nagu näide Wise'i osas, et ühel hetkel me lõime sellise programmi nagu Sabbatical ja see, ma ei tea, et väga palju tollel hetkel oleks selliseid asju tehtud. Ja selle mõte esiteks oli see, et me tahtsime, et meie inimesed oleks hästi ettevõtjalikud ja tegelikult, kui inimene läks meilt ära, et luua ettevõtte, see oli ainult nagu asi, mille üle me tundsime nagu selles mõttes nagu rõõmu, et muidugi on kahju, kui läheb väga hea inimene ära, aga tegelikult, et selles mõttes, et ka tegelikult ju meie founderite mõju lõpuks on ju suurem, kui ei ole ainult selle ühe ettevõtte mõju või tegelikult sa ikkagi maailma annad veelgi rohkem tagasi, kui tuleb nagu ägedaid uusi ettevõtteid juurde. Või siis 20 tulnud. Ma ütlengi, absoluutselt.
Aga ühesõnaga, me lõime sellise programmi, et kui sa oled 4 aastat ennast nagu nii palju andnud, et minu arust oli 6 nädalat või oli 8, aga ütleme, et ma 6 või 8, aga et sa saad võtta nagu täiesti tasustatud puhkuse ja see on absoluutselt okei, kui sa selle juures otsustad, et mul ei ole enam seda energiat, me ei ole nagu enam seda, et ma tahan teha midagi muud, et seda mitte keegi ei vaadanud siis nagu halvasti sellele, et sa nagu ei tule tagasi, et see on see, et kui sa nüüd selle võtad, sa pead järgmise 4 aastad, et see on nagu ettemaks järgmiseks 4, vaid see oli nagu tänu eelmise 4 panuse eest. Ja täpselt vaata nagu, eks ju siis seal Amazon, millele sa viitasid. No tõenäoliselt nagu sarnane mõte, et see on okei, et võib-olla sa väsid sellest nagu ideest ära või millest iganes, et sul ei ole enam seda energiat ja nagu powerit, et siia vaata panustada ja siis ongi okei, et sa nagu lähed. Aga et see oli ikkagi, see tänu oli, et sa said võtta selle aja pärast 4 ja palju on inimesi, kes on veel praegult, ma vaatan, et on ikkagi seal, on 10 pluss aastat, eks ju. Ja paljud pärast sabatikali võtavadki aja ja mõtlevadki, et okei, et teen võib-olla midagi muud, aga hästi äge on näha seda, et päris palju inimesi, kes on nagu vahepeal teinudki midagi muud, on jõudnud tagasi Wise'i ja neid nimetatakse bumerangi töötajad, et on nii palju, kes on et sa tuledki, teed vahepeal midagi muud, võib-olla katsetasid mingid oma ideed või töötasid kuskil mujal, ja siis said aru, et see ikkagi see kultuur ja see viis, kuidas me asju teeme, ikkagi mulle nii hästi sobib ja nüüd tagasi Wise'is. Jah, vaata, et see on ka, et eestlased käivad ka vahepeal maailmas tööl ja siis tulevad Eestisse tagasi. Absoluutselt, täpselt. Et see on samasugune asi, et teine pool ka veel on selline, et sa just tõid see sabatikali nagu välja. Ja. Google'is on hästi oluline ka see asi, et inimestega viiaksegi täiesti regulaarselt, kas üle aasta või iga aasta läbi nii nüüd karjäär conversion, mille karjääri conversion nagu eesmärk ei ole mitte see, et kuhu sa liigud meie ettevõttes edasi, vaid kus sa oma elus tahad edasi minna. Okay. Ja mäng ongi seda püüdi, et juht võtabki oma hooleks, et sina oma isiklikku karjääri arendad. Ja mis nad avastasid selle pealt, et juhul kui ettevõte hoolib oma inimestest, siis mingi naljakas asi hakkas juhtuma, need inimesed hoolivad ka ettevõttest. Usud sa seda või? Jaa, ma väga usun ja mina olen väga seda usku. Ja see on täiesti olemas neil selline harjutusblokk, mis nad nõuavad, et iga inimesega tuleb teha 3 sellist intervjuud 45 minutit, et üks, et räägi, kes sa oled lasteaias peale, et siis ma saan aru, kuidas sa käitud, mis su väärtused, mis su mõistused on, nii nagu sa ütlesid, et me peamegi mõistma, et kas see inimene sobib siia, kas ta väärtuste süsteem sobib siia seda pidi. Järgmine asi on see asi, et millest sa unistad. Ja juht peabki olema see asi, et ei ole, et me enam nii nagu vanasti Jaapanis olid, et ülikool lõpetas ära ja siis pensionil töötas on. Vaid ei, inimesed liiguvad ja see on normaalne ja võib-olla mõni isegi unistabki, et Hispaanias peabki oma oliivipuu mõisa ja ongi tore ja me aitame tal liikuda sinna poole ja me teame teistpidi ta ka panustab. Ja siis 3. vestlus ongi, et kuidas luuakse plaan ja siis, et inimesel on nii professionaalses rollis arenguplaan kvartaaliks olemas kui ka isiklikus elus ja juht mõlemad pushib. Kõige imelikum asi, juht pushib inimest justkui nagu majast välja, tegelikult nad ei lähe kuhugi. Ja. Aga suur tänu sulle, et sulle üks raamat selles mõttes, et see on, me kingime kõikidele meie intervjuudele osaleda, see on CEO Excellence McKinsey viis läbi tänase 200 kõige edukama juhiga intervjuud. Ja tõesti tasub ja siin esimesed 2 osa ongi hästi vahvad, et esimene on see niinimetatud direction set mindset, millest sa just rääkisid, miks me oleme olemas ja kõige parem asi, et Mastercardil oli ka küsimus Extensis, et miks nad nagu olemas on olemas ja siis juht mõtles ainult välja ühe asja, et kill cash. Kõik see aga see oli selge, eks ju? See oli kõigile selge, ei ole siuke suur pikk lohisavaine tüüpiline, millega me tegeleme. Ja vaata meil Wise'is Money Without Borders ja siiamaani kehtib. Täpselt nii. Ikka kehtib praegult, isegi siis, kui nad oli väga väiksed, siiamaani Money Without Borders. Ja teine peatükk ongi just see, et kuidas organisatsiooni joondada, täpselt seda pidi ja siis juba need pooled. Aga teine kõige olulisem raamat, mis ma sulle kaasa võtsin, on selline asi, et sa korduvalt nimetasid ühte nime
ja kellest on see raamat? Taavet. Taavi ja Taavet on mõlemad tulnud ühest, ütleme, et vanast loost, kus ütleme, et järjekordselt Iisraeli rahvas oli hädas, et neid, ütleme, et foniiklased ründasid ja foniiklastel oli salarelv koljat. Ja siis oli üks noormees Taavet, kes mõtles siis välja ühe strateegia, kuidas siis ütleme, et siis ütleme, et võitu saada. Ja see oli ka see sama asi, millest me alustasime nagu eesmärgist. Et kui Taavet küsis siis, et mis saab selle eest, kui ma koljati maha löön. Ja et koljat ongi meie need suured eesmärgid, mis meid tihti peale ära ilmutavad. Ja talle öeldi, et sa saad kuningatütre, siis kogu Iisraeli rahva austuse ja perekond saab maksudest vabaks. Taavet ütles, okei, ma lähen teen kohe ära. Nii et sulle märgiline raamat järjehoidjaks Empowermenti siis järjehoidja, mis on siis Power Score peale, et millega saab mõõta siis, kas teil on selgus eesmärkides, selgus rollides, selgus normides, niimoodi. Ja taga on ühe venna nagu lause, kes on iseenesest olnud nii Google'i kui Apple'i kui Microsofti juhtide mentor ja coach on Bill Campbell, kes on ütelnud, et juhul kui juhil on võimalus või väljakutse laua peal, siis esimene asi ta peab veenduma, et tal õige meeskond on laua taga, treeni meeskonda ja sa saavutad tulemus. Nii et sulle sellised väiksed meened ja kingitused. Suur aitäh sulle. Aitäh, et aega leidsid ja kõikidele meie kuulajatel, kui tahate midagi sarnast kogeda, siis üks asi, et vaadake meie kogemuslugusi, teine asi, et Empowermenti kodulehelt te saate tellida täpselt samamoodi endale meie treeningprogrammi stardipaketi, mis on Get Big Fast, et võtke, katsetage ja ütlen seda pidi, kes on 3-4 nädalat katsetanud, nendest nad on muutunud sõltuvateks. Et tead miks või? Ei. Nad on saavutanud sellised tulemust, mis neid endast ka positiivselt üllatavad. Super. Okei, aga veel kord aitäh Kairi sulle. Aitäh kutsumast. Kõik head.